et täna on meie webinari teemaks siis täidised. Ma tahaks teile esitleda siis erinevaid täidiseid, uusi, mis meil teile pakkuda on. Ja samuti olen ma kindel, et turul teisi selliseid te ei leia. Et alustaks siis meie sellisest õunatäidisest. Näete, siin on see. Ta on võib-olla halvasti näha, kuna ta on sellise karamelli kastme sees. Aga niivõrd kuivõrd te näha võite, on karamelli kastme sees siis päris suured õunatükid. Ja õunatükke on karamelli kastmes 76%. Nii et on nagu kaks ühes, nii karamell kui õun, mis on minu arust mõlemad väga popid Eestis. Mitte ainult popid, vaid eestlasele nagu sellised südamelähedased ja kindlasti maitsvad. Karamelli-kaste on siis magus ja õunatükid on suured ja hapud, mõnusad. Jonakold õunad on need siis. Ja selle täidisega siis olen ma täna teinud ma olengi täna põhiliselt teinud saiu ja stritsleid. Kuigi ma võin teile öelda, ma igaks juhuks tegin ma torte ja selliseid kooke ei hakanud tegema, igaks juhuks ma nagu valmistasin sellise tartleti, kuhu ma panin siis geneshi põhja, no võite panna ka juustukoogi põhja ja panin siia peale selle meie õunatäidise siis suurte õunatükkidega ja ta seisab päris hästi. Ma olen siis ta pealt ära želeerinud ilusti Miroir glassaažiga, see on soojendatav želee mul siin peal ja seisab ta ilusti mitu päeva nende õunatükkidega ja samuti saab siis teda kasutada ka tortides. Ma nüüd ei tea, kas keegi teist on kindlasti võib-olla ka tordi ja koogi valmistaja, et siis saab teda panna ka tordis niimoodi vahele, nagu te näete peale. Ja ma ei tea, mis ideed teil veel pähe tulevad, igal juhul on ta hea toode. Saab kasutada nii pagaris kui kondiitris. Ja mina olen siis täna näitamaks teile, kui mitmet moodi teda kasutada saab. Olen siis lihtsalt teinud erinevaid saiu, stritsleid. Olen teinud pärmitainast põhiliselt. Pärmi lehtainast ma täna ei teinud. Tegin natuke lehetainast. Et siin ma olen teinud siis lihtsalt sellised rullid sellesama topfil õunakaramelli täidisega puistanud peale pähkleid ja pannud, näete ta sellisesse nagu sellisesse vormi. Ta on siit niimoodi üle küpsend ja puistanud peale pähkleid. Siis, nagu ma ütlesin, et tartletis, siis ma tegin sellise struudli moodi asja, et te näeksite, et ükskõik mis taigen siin siis on, nagu et te näeksite ka seda, et hetkel on ta siin nagu sellises lahtine ja on teda küpsetatud. Ma olen teda küpsetanud 200 kraadi juures. On ta kenasti vastu pidanud. Et väga hästi allub küpsetamisele. Loomulikult pärast küpsetamist on see kaetud mul siis saialäikega. Ja saialäiget pakume teile sellist, kes on sellised väiketootjad või kellel on küpsetuspunktid, et ei taha suurt ämbrit võtta, siis see on selline toatemperatuuril kasutatav Harmony Sublimo liitristes pakkides siis. See on niimoodi, et avate pakki ja saate kohe kasutada. Parem oleks muidugi, kui te enda külmutuskapist nüüd võtate, siis ta on selline, ei allu hästi määrimisele, aga parem, kui te võtate ta varem välja, nagu ma ütlesin, et toatemperatuurine, siis ei ole ta selline, on paremini kasutatav. Ja ta on meil ilma kunstlike lõhna ja maitseaineteta, nagu te näha võite. Nii et
Saiad olen ma läigestanud siis sellise läikega nagu Harmony Sublimo, aga kõige paremini ta sobib ikkagi sellistele saiadele, kui teil on näiteks mingi moositäidis või kui teil on marjatäidis, siis ta nagu katab kenasti, teeb läikivaks selle toote. Võib määrida muidugi, mina nagu siia ümberringi saia peale ei ole teda määrinud, aga tehakse ka nii, et määritakse, läigestatakse ka siuksed tavasaiad, kus peal ei ole see täidis peal. Mina praegu pole teinud sellel lihtsal põhjusel, et ma tahtsin teile esitleda ka meie teist saialäiget, aga seda saialäiget me siis kasutame, see on munavaba saialäige, mida määritakse saiadele peale siis enne küpsetamist. Ja tema sobib ka sellistele tootjatele, kes teevad oma tooted sügavkülma, saavad ennem selle meie Sunset Glaze'iga ilusti tooted ära määrida. Nii et kui hiljem neid sügavkülmutatud Sunset Glaze'iga määritud tooteid küpsetama hakatakse, siis jätavad nad ikka samasuguse kena läike. Eriti hästi on seda näha siis tõesti pärmitaignal. Täna ma siis valisingi sellepärast suuremalt jaolt tegin sellised pärmitaigna saiad. Et tõesti on näha, et annab väga ilusa kuldse läike. Ma tahan öelda veel seda selle Sunset Glaze'i kohta, et teda võib lahjendada ka veega. Kuskil 30%, aga see on teie oma soov. Näiteks võite panna ka 100%, aga olenebki sellest nüüd, kui kõrgel temperatuuril te oma saiad küpsetate. Minu soovitus oleks selline, et kui te võite kasutada 100% Sunset Glaze'i sel juhul, kui te küpsetate oma tooted 170–180 kraadi, aga kui te juba küpsetate tugevama temperatuuriga, siis on isegi see oht 100% Sunset Glaze'il, et jääb teil liiga pruun sai. Nii et seda saab väga hästi tegelikult ise siis reguleerida, kui heledat või tumedat läiget te saia peale tahate. Kui te tahate tumedamat, siis palun määrige 100% Sunset Glaze'i. Kui natukene heledamat, siis võite lahjendada veega. Minul on 20% vett pandud siis oma toodetele pärmitaignale. Mina olen, panete ütleme 100 grammi Sunset Glaze'i, 20 grammi vett. Olen ära seganud ja määrinud. Näete, läige on selline täiesti kuldne või siuke heledam. Nii. Aga siis räägime siis veel nendest toodetest, mida ma tahtsin teile tutvustada. Ma räägiks šokolaadipulkadest. Näete, meil on sellised ilusad šokolaadipulgad. Ma olen siis kasutanud siis täna siis neid meie toodetes ka. Nii, need šokolaadipulgad on siis, nagu te näete, päris pikad, aga neid saab siis väga edukalt tegelikult lõigata täpselt nii suureks, kui teil vaja on. Väga hästi alluvad lõikamisele. Mina olengi siis nende šokolaadipulkadega teinud täna pirukaid, lihtsalt olengi pannud 2 pulka nagu ühe piruka sisse. Mul on lehtaigna pirukad, nagu enne mainisin. Näete, see on niisugune kõige tavalisem kasutusviis, et šokolaadipirukas või öeldaksegi šokolaadipirukas. Soovi korral võite panna siia niimoodi 2 pulka sisse, mina olen ka pannud 2 ja võib ka panna ühe lihtsalt. Tavapirukas, nagu viineripiruka keerate kokku, väga mugav on kasutada, ta ei määri tainast teil. Ja hästi kiirelt saate oma tooted valmis vormitud tänu nendele pulkadele. Ja need šokolaadipulgad on meil siis valmistatud tegelikult jätkusuutlikust šokolaadist. Meie jätkusuutliku šokolaadi märk, kohe ma vaatan, kuidas see kaamerasse paistab. Kaamerasse paistabki nii meie jätkusuutliku šokolaadi märk kakaotreissi märgiga siis. Et see siis tähendab seda jätkusuutlikkus, nagu te teate, on praegu väga
väga teema ja meie siis Buratos toodab siis sellist šokolaadi enamjaolt, et me anname farmeritele iga kilo šokolaadi pealt 10 senti nagu tagasi, et šokolaadi need farmerid saaksid siis arendada oma nagu öeldakse kasvandusi ja lastekoole ehitatakse selle rahade eest, nende rahade eest ja nemad siis saavad tagasi 10 senti iga kilo pealt. Et see nagu ärgitab neid ikkagi kasvatama seda šokolaadi, kuna ega see kerge töö ei ole. Ja siis, kui rääkides juba sellest meie kakaotreissist, siis näete, mul on siin sellised kleepsud. Et need on meil ka siis teie müükide toetamiseks, kes hakkab kasutama meie šokolaadi või siis neid šokolaadistikke, siis me võime teile tasuta pakkuda selliseid kakaotreissi klepse. Saate siis sellega sulgeda oma kas pirukakarbid, koogikarbid, kellel mis vajadused on. No ma arvan, et see on selline päris suur, et koogikarbile sobib ta paremini. Samuti tordikarpidele saab seda ka kleepida, kui te kasutate nüüd kakaotreissi šokolaadi tortide tootmisel, kondiitrid. Nii, järgmine toode, mida ma täna tahtsin teile tutvustada, on Vivafil banaan. Vivafil tähendab siis seda, et ta on eriti küpsetuskindel või täiesti küpsetuskindel, nagu te näete, aga kuna tegelikult on nii, et ega meil küpsetuskindlates moosides või Vivafilides tegelikult nagu tükke eriti sees ei ole. Mõnel üksikul on mingi väike protsent või siis näiteks passionil on passioniseemned, aga ta on tõesti üdini küpsetuskindel, aga siis ilma tükkideta. Banaan sobib väga hästi, mina tegin ka täna selliseid tooteid, sobib siis väga hästi kasutada koos šokolaadiga, nende šokolaadistikkidega või mis idee kellelgi pähe tuleb, aga šokolaadiga sobib tõesti hästi, jah. Mina olen siin siis teinud, siin ongi mul, näete, see Vivafil, banaani Vivafil ja ma olen selle šokolaadistikki siia niimoodi peale pannud, ära küpsetanud ja pärast siis ära läigestanud pärast küpsetamist selle Harmoni sublimoga. Nendel saiadel on siin all siis meie pakume ka kremikot. Kremike on siis vaniljakreem pulbrilises olekus. Belgia päritolu on väga sellise hea maheda maitsega ja sobib igal pool kasutamiseks ausalt öeldes plaadikookides ja tortides ja kohupiimas. Väga ja siin on mul siis, siin olid siis mul siin need šokolaadistikkidega saiad, aga siin on mul siis puhas banaani, Vivafil banaan. Ma olen siis teinud sellise kujuga saiad, pannud puhast Vivafil banaani sisse ja sellised saiad ka, siin on ka see banaani Vivafil siis sees näitamaks, ega ta välja ei voola ja siin mul pole midagi lisatud. Puhas siis Vivafil. Ja siin on mul veel selle õunatäidisega saiad ka näitamaks. Ma tegin sellised korbid, et küpsetuskindlus ikkagi, kui on mingisugune selline süvend või mingid ääred on, siis ta väga hästi tegelikult käitub küpsetamisel. Nagu te näete, ta ei ole kuskile saia peale eriti niimoodi voolanud ega ta hoiab ennast siin lohu. Ja siis ma tegin täna stritsleid erinevate nende meie pakutavate täidistega. Tegin ühe pidusaia selle õuna karamelli täidisega. See on ka võimalus, seda paljud kohvikud toodavad pidusaia,
aga stritslid on mul siis täna erinevate täidistega. Ma tegin nii, et panin siia vaniljetäidise ja siis šokolaadistikki, seda on ka mugav panna, terve see stritsli pikkuse saate kohe ilusti panna. Siin on mul seesama õunatäidis, toppilpomme siis, õunakaramelli täidis. Ja siia ma panin banaanitäidise šokolaadiga, nagu ma ütlesin, et need maitsed sobivad ka väga hästi omavahel kokku. Ja stritsleid ma spetsiaalselt ei katnud ära siis mingi šokolaadiglasuuriga ega pähklitega, näitamaks teile siis seda Sunset Glaze'i ilusat tooni. Aga meil on see võimalus. Tegelikult, kuna me pakume termostabiilset puudersuhkrut, ma ei tea, kindlasti olete kuulnud, et seda saab ka sooja stritsli peale nagu tegelikult raputada. Et töö kiirendamiseks ei pea ootama, kuni stritslid, saiad kõik lõplikult ära jahtuvad, sellepärast et tavaline puudersuhkur ikkagi sulab toodete peal ja see on siis termostabiilne. Teda saab kohe soojadele toodetele raputada ja saab ka näiteks kasutatakse väga palju kohupiimataskute tegemisel. Kohupiimataskud peavad külmas seisma, kohupiimatäidis on seal sees, peavad külmas seisma. Täpselt samuti see termostabiilne suhkur ei sula ära ka külmutuskapist toodete peal teil. Nii et igati kasulik toode ja kiirendab teie tööd kindlasti. Siin on mul lihtsalt erinevad kujud nagu kokku pandud. Ma olen proovinud teha sellised. Siin on mul ka banaani täidis ja siis on see šokolaadistikk. Ma proovisin need saiad kokku panna sellised nagu roosinuppu kujuliselt. Nii ma käisin nuga toomas vahepeal. Ma võin näidata siia küll küpses nagu selline, nagu te näete, küpses selline auk sisse või vajus alla see kõik, aga iseenesest on nad siukse kena kujuga. Ja täidis on siis, nagu näete, see moos ja siis šokolaadistikk on seal sees. Et selline variant ka siis nendele šokolaadistikkidele, et saate mingi üllatuse endal. Et ei pea kasutama neid ainult sellises lamavas horisontaalses asendis, et saab ka mingeid üllatusi sinna niimoodi püsti panna saiadele. Aga siis, et katta muidugi neid stritsleid, võin veel reklaamida meie Karad dekokreemi, mis sobivad nagu väga hästi. Meil on dekokreemid, üks on tume siis ja on ka valge. Et sobivad saiade peale panemiseks, dekoreerimiseks ja ka stritslite ja kringlite peale. Samuti saab nendega katta plaadikooke. Lõpuks jääb see plaadikook selline lõigatav. Ja on meil väikses ämbris. See on vist 5 kilo, 4 kiloses ämbrist kõigest, nii et just sellistele kohvikutele, väikestele kasutajatele, samuti kohvikutele on meil pakkuda, näete, väiksed pudelid on selline Deco Icing kakao. See on siis, pildi pealt on näha, siit käib pudel lahti, lõikate siit otsa ära ja saab otse pudelist siis niimoodi saiu kaunistada. Kohe ma näitan. Hästi ebamugav. Nii, sain lahti. Jätab natuke soovida. Ja siis siit saab kohe niimoodi otse panna, näete, saiadele ja see pärast kuivab ära ilusti kenasti. Ja meil on siis pakkuda, siit käib pärast see nubluga ilusti kaetakse see kinni ja meil on siis sellist Deco Icingut pakkuda nii tumedat kui valget. See väikesaiade kaunistamiseks. Stritslitele võib ka muidugi panna.
No ja mis mul siin laual veel on, siis mul on veel siin spreiliks. See sobib ka kõikidele vormide määrimiseks. Ja see on meil väga hea hinnaga. Võite pöörduda meie müügiinimeste poole, Kersti ja Marianne poole, kui teid huvitab. Ja ma unustasin ära veel meie filokreemi. Filokreem on meil nüüd e-poes ka, on meil kampaania pakkumises kuni juunikuuni. Nagu te näete, selline kena läikiv, sisaldab 5% šokolaadi. Seda saab ka kasutada nii pagari kui kondiitritoodetele ja sisaldab 5% šokolaadi, seda ma juba ütlesin ja on praegu väga hea hinnaga. 2,40 € on tema hind praegu, kilo hind, nii et palun kasutage võimalust. Kes arvab, et talle sobiks see toode, siis palun kuni juunikuuni sooduspakkumises ehk leiate endale. Peate teda sobivaks. Aga minu poolt siis olekski kõik. Täna selline lühike jutt. Kas kellelgi küsimusi ka on? Aga kui teid huvitab mõni sellist tooraine, siis palun pöörduge Kersti või Marianne poole, me jagame ka näidiseid, et te saate katsetada, kui teile hakkas midagi nüüd meeldima või tuli mingi hea idee, mida te võiksite, kust te võiksite kasutada. Näiteks meie topfilpommet või banaaniviivafili või stikke, šokolaadi. Et siis küsige, kirjutage. Küsimusi pole. Aga kui arvate, et äkki hiljem on mõni küsimus, siis saate alati pöörduda. Aga tänaseks siis kõike head ja ostke meie täidiseid, suurepäraseid. Järgmise korrani!